Head. Tervist. Tere. Vabandust, et jalutasin siin ringi, vaatasin, et selline taldrik oli lennus, et kuulub teile või? Jah, see on täiesti minu oma. Oh, väga tore, sest ma kartsin, et ma pean hakkama taldrikud lendavad, pean hakkama Igor Volkele helistama siin, et see jama on lahti, aga mis te mütate siin metsas? Discgolfi mängin. Kas sa ei ole mänginud? Discgolfi, ei ole mänginud sellist asja küll. Ma olen siin ühte ja teist ja kolmandat täna teinud, aga discgolfi, mis see on siis mingisugune? See selline mäng, mida mängitakse just selliste ketastega. Kuule, aga tundub ohtlik ju kuidagi. Tegelikult ei ole ohtlik, väga lõbus on hoopis. Miski lendas mul üle pea suure tiiruga, aga võib-olla olin ise vales kohas ka. Aga nägu on tuttav kuidagi, ega suusataja ei ole äkki? Jaa. Oled? Ma mõtlen, et ja. Kristin Tatter, eks ole, jah? Ja nüüd, aga nüüd ei suusata enam, jah? Oma lõbuks ikka vahepeal peab minema ilusa talvega suusatama. Selge, ma teangi rohkem kui suusata. See on mingi uus ala, kaua sa oled teinud seda siis? Seda ma olen mänginud 5 aastat. Pigem võtab see kogu aja enda alla, et metsas leian pigem ennast discgolfirajalt kui suusarajalt. Ja oled kokku lugenud ka, et mitu seda ketast lendu oled saatnud siis? Oi, tuhandeid. Seda ei jõua kokku. Palju? No peaasi, et keegi kokku ka kurjaks, eks ole, keegi minusugune tuleb, eks ole. Jaa, aitäh sulle, et sa selle ketta. Jaa, aga kas täitsa huvitav, ega mul ausalt öelda tere. Et mul ausalt öelda aega on, et ma ei tea, et kas ma võin tulla äkki, ma vaatan, sul on raske tuumakohver siin, et mis sa sellega teed, et? Ja tead, kuna sa oled siuke tugev meesterahvas, küll. Selle kotti endale selga panna ja ära proovida. Päriselt, jah? Kuule, aga annan selle sulle siis tagasi ja võtan su tuumakohvri siis ja siit sa tahad neid saada või ma pean ulatama neid või sulle või? Kuidas see on? Teeme nii, et ma valin ise ja sina kannad kotti. Kuule, super, aga liiguks siis kuskile poole, teeks vähe sporti ja vaataks, mis ala see on selline, et täitsa huvitav, et mulle tundub, ma otsin lihtsalt, ma olen siuke otsinguline, ma otsin, et millega tegeleda ja siis kõik huvitab. Kuhu poole me lähme nüüd siis? Lähme siit otse mööda rada edasi. Sinna poole, selge. Aga jõudu, lähme siis. Kuule, ütleme nii, et laskjate keeles nagu tihedus on päris hea või? Et kui see samune korv nimetatakse korviks ja oleks ta siin, siis sa oleks praktiliselt juba tabanud. Et kas vahel on nii juhtunud, et esimese korraga lupsti sees ka on või? Vahepeal on juhtunud, aga see on pigem harvne. Aga sel hetkel ei ole tunnistajad. Selge. Aga prooviks siis ma ka täitsa, kui sa natukene mind juhendad. Nii, ma pean jääma selle koha peale, jah. Siit ma ta leian, eks ole. See on küll sinu, see on sinu nii-öelda siia. Minema täpselt siis sinna kohta, kus see ketas oli. Selge, siin ta oli. Ja nii. Võtad õlad ja puusad korvi poole. Õla ja puusad. Ja siis proovid siit külje pealt niimoodi. Tõmmata korvi suunas. Niimoodi, jah. Ahah, selge. Nii. Noh, tähendab, saab paremini. Kuule, aga vaatame siis lähemalt ka ju. Nii, selge. No nii, ja nüüd on, nagu nad ütlevad, vormistamise küsimus, eks ole. Just. Nii, aga hea meelega sinu järel. Abadi, olemas. Ja läheb siit sama, jah? No kuule, prima. Aga kellele see jääb siit siis? See on sisse tõsta. Selge, aga nüüd ma ei saa aru, kas oli nüüd kott oli raske või ma tegin kuidagi mingi tehnikaga kuidagi. Mul nagu kergelt käis see õlg. Tead, milles võib asja olla? Me jätsime soojenduse tegemata. Alati tuleb enne teha paar kätte ringi, paar puusa ringi ja alles siis väele. Selge pilt. No siis nii ongi, et ära torma kohe uisapäisavad ikka tee soojaks. Ei maksa liiga agar olla. No väga hea. Tore, kuule, aga mis nüüd edasi saab siis? Järgmisele rajale ikka. Siin on 18 korvi, meil on puha mängimata. 18 korvi, selge. Kuule, aga tundub, et päike veel ära ei kuku, et mul aega on nii, et... Läksime. Ütle aga kuhu poole. Oppadi. Sinna poole, jah. No selge.